Tere, armsad Onkoloogika podcasti kuulajad. Tere! Oleme stuudios jälle Pille ja Kristel. Kristel ja Pille. Ja tegelikult... seekord... ja Jupi ka. Jupi ka ja Markus on ka tegelikult kaamera taga, ärme teda unusta. Ja me oleme seekord mõelnud, et mõtleme taas kahekesi kõva häälega, sest sealt kõik jälle alguse sai. Sest see saade, mida me praegu salvestame, mitu saadet meil tehtud juba on? 20 on purgis ja see on 21. Sest kui me aasta lõpus hakkasime mõtlema järgmise aasta plaanide peale, siis kuidagi tekkis äratundmine ikkagi, et kuidas me lõpetame selle podcasti hooaja nüüd niimoodi, et me ei ole kahekesi siin intiimset ruumi sinuga jagada saanud. Oli ja, nii. Ja peegeldanud tegelikult seda, mis siis vahepeal toimunud on. Ja... Nii et siin me nüüd oleme. Meie kaks ja suurepärased lisad. Natukene vahepeal laua alt kostub ka Jupi veise kõrva ragistamist, aga see käib asja juurde. Aga läheme siis pilume natuke tagasi sellele aastale, kuidas on meil läinud, mis on toimunud, mis on muutunud ja mis ootab ees. 20 ei ole ju teab mis suur number. Ma arvan, et siit võiks ikka jõuda selleni, et 0 tuleb vähemalt ühel hetkel taha. Aga tegelikult selle numbri taga on ju nii palju inimesi, kelleni need 20 osa on juba jõudnud. Tuhandeid kuulamisi, väga palju ilusaid kirju, mis on kuulajatelt meieni jõudnud. Ja väga palju häid teemasid. Ja väga palju häid külalisi. Just. Nii et need 20 saadet on juba meile endale väga palju andnud. Aga nii nagu me oleme arutanud, et selline mega teraapia. Paljuhäälne teraapia. Ja selge on see, et me uuel aastal podcastiga tahame edasi minna ja lähemegi ja Ester ka loodetavasti, Markus vink võimaldab meile seda suurepärast stuudiot, sest pildiga ikkagi seda kõike teha alguses oli võõras, aga nüüd ei kujutaks enam teistmoodi ette, on ju. Just. Aga mis siis sellesse aastasse on mahtunud? Vahepeal on tõesti tuleb endale ka meelde tuletada, et me tegelikult alustasime selle kõigega alles veebruaris. Pole ju tegelikult veel aastatki. Jah, nii et esimene sünnipäev on pidamata. Aga aasta 2025 ma just siin ühel hommikul jalutasin Jupiga ja mõtlesin, et kuidas siis see aasta oli, et inimesed tegid aasta kokkuvõtteid ja unistasid, mis neid ees ootab ja ma jalutasin selle ja ma mõtlesin, et mis see 2025 siis minu jaoks oli. Ja võib-olla see on kuidagi kõlab klišeena või aga ma mõtlesin kohe täiesti päriselt, et see oli, ma arvan, üks mu elu parimaid aastaid. Üks kõige paremaid aastaid, mis mul kunagi elus olnud on. Sest kuigi see algas ju vähiraviga, kõik see määramatus, kõik need uued emotsioonid ja kõik see kontrolli kaotamine just kui elu üle, mis selle aastaga samal ajal ka kaasas käisid. Ja mis võib-olla said ka kuidagi nagu omaks võetud. Aga tegelikult see oli üks väga hea aasta. Väga hea aasta täis väga toredaid, ilusaid, armsaid inimesi, ilusaid hetki, kohtumisi iseendaga, täiesti uusi kuidagi tasandeid oma lähedastega. Ja sellesse aastasse mahtus väga palju head. Nii et kui ma hakkasingi mõtlema, et kas nagu oleks millegi üle nuriseda, siis tead, ega ei tahakski nagu midagi kuidagi. Muidugi on olnud raskeid hetki palju ka selles aastas, aga see on ju osa elust, on ju. Ja eks need tuleb veel. Aga minu arust on hästi suur ka unistamise aasta. Ja see, kuidas tegelikult, kui unistada suurelt ja avatuna, siis tegelikult su ümber tulevad inimesed, kes tahavad unistada sinuga koos. Et ma kuidagi ise tunnen, et on olnud üks väga suur unistamise aasta. Ja nii äge on seal juures ka see, et paljud unistused on väga kiiresti ka realiseerunud. Täpselt. Et mitte ainult jäänud mõttetasandile. Aga kuidagi, nagu sa ütlesid, et kui jääda truuks nendele unistustele, mis tegelikult kannavad, siis hakkavad asjad juhtuma. Sest samamoodi nagu on paljud unistused teoks saanud,
on ka olnud sellist võib-olla eneseotsingut ikkagi siin taustal väga palju, et ükskõik, kas rääkida iseendast või onkoloogikast, siis et mis see siis on, mis me teeme või kuhu me läheme ja kuidas ja inimestel ümberringi on ju ka väga palju arvamusi, aga seda aasta kuidagi mulle endal tundub, on toonud kuidagi meid tagasi sellesse punkti, et tegelikult me teadsime algusest peale. Miks me kokku üldse saime? Miks me seda kõike tegema hakkasime. Ja kuigi see aasta on vahepeal ka meid triivinud erinevatesse kohtadesse, kus on ka muid arvamusi olnud ja ettepanekuid ja nägemusi, siis tegelikult kogukond ise on ikkagi väga selgelt aidanud seda kurssi hoida ja toonud meid tagasi sinna, mis on päriselt oluline. Just. Kuidas sinu aasta, Pille? No kahtlemata on olnud minu jaoks täpselt samamoodi ikkagi üks kõige erilisem aasta. Aga eks ta nii on, et kuna minu teekond on olnud nii pikk, siis ma kuidagi ikka olen täheldanud seda, et see nende nii-öelda skännini elamine ja nende vahel on olnud alati mingi selline kõrghetk. On see siis midagi, mis ongi nagu unistus on täide läinud, on see olnud mingi selline väga selline võimestav sündmus, on need mingid inimesed, on see iseendal mingi selline punkt, kus sa nüüd saad aru, et wow, et võimas, Pille, et tegelikult seda iseenda ka nagu võimestamist me tegelikult tihtilugu ei oskagi nagu vaata näha ka, et me kõik nagu arvame, et kuskilt keegi teine peaks tulema midagi ära tegema või midagi meie eest korda tegema aga et ühesõnaga see siuke sisemine ressurss tegelikult, mis meis kõigis ikkagi peidus on, see on tegelikult nii ilus. Et mul on olnud hästi loominguline aasta ja noh, võib-olla ka see järjest rohkem saan aru, kui tohutult me seda kuuluvustunnet tegelikult vajame. Et see on tegelikult meie identiteedi üks väga suur osa. Eriti sellises järjest individuaalsemaks muutuvas maailmas, kus just kui paljusid rolle saab asendada, on see siis tehisintellekt või midagi muud. Et siis see on tõesti saanud selgeks, et kogukonnad on tegelikult vältimatult oluline osa inimese elust. Vahel on need ühesugused, vahel teistsugused. Ja täna see kogukonna tasand, kui palju see tegelikult ikkagi meil endale on samamoodi tähendanud. Et aga mis siis on, kui me mõtleme korra nüüd kogukonna suunas võib-olla, mis siis on olnud selle aasta võib-olla mingisugused kõige meeldejäävamad hetked sinu jaoks, et kui me hakkame sealt eelmise aasta algusest kerima või mis sul nagu kirgastub, see ei tähenda, et nüüd on ainult üks ja õige vastusega. No, mul on ikkagi need vahetud kontaktid, et ma lihtsalt siin ei tahagi nagu tuua mitte ühtegi inimest, kedagi vaata kellegist nagu ettepoole, sest tegelikult iga meie kontakt, iga meie suhe on unikaalne, iga inimene on unikaalne. Aga noh, kogu see ma vist ei ole mitte kunagi rääkinud oma elus nii palju päris asjadest, kui üldse nagu see aasta on olnud ja seda nagu igas tandemis. Et sinna ei tule nagu seda siukest mingit, me omavahegi oleme ju rääkinud nagu nii reitsilt valusatest asjadest, aga samas ka sellistest ülivõrdes hai emotsioonidest ja me oleme neid jaganud. Et tegelikult ma võib-olla, vot see ongi see jälle, et ma ei tea, kas see meie selline baas, kus me siis nii-öelda onkoloogikutena tuleme, on meid muutnud ikkagi selliseks, et kuidagi see võimekus tegeleda selle valuga, aga see võimekus ka lubada endal nagu rõõmu tunda, nagu lustlikult rõõmu tunda. Ma olen seda tajunud see aasta nagu, ma arvan, mitte kunagi varem oma elus nii palju kui praegu. Kui ma siin praegu kuulen,
mõtleme, käisime sinuga ja 30. detsembril Sadu kontserdil Kultuurikatlas. Ma kuulasin sind praegu ja mul kuidagi see Sadu kontsert käis kehast läbi millegi pärast, kuidas selle 1 tunni aja sisse justkui mahtus ka terve see aasta. Kus seal olidki need täiesti nagu eufooriliselt kargamise lood ja südamest kaasa röökimised ja siis need hetked, kus me lihtsalt panime pea üksteise õlale ja lasime pisaratel voolata ja tundsime seda kõike, mis oli meie enda sees, et mul millegipärast kuidagi tekkis see paralleel hästi selle aastaga ka, et kui vanasti ma mõtlen, ikka kuskil kinos vaatasid filmi või midagi, et et või kodus, siis tuli mingi õrn hetk, on ju, siis püksid ruttu pisarad ära, et keegi jumala eest nagu ei teeks mingit kommentaari või vaataks, et nutad või. Et siis kuidagi see aasta on toonud seda pisarate lubamist ka või et sa ei pea neid nagu varjama või et nagu need emotsioonid on kõik õiged ja lubatud. Tunda neid just siis, kui sa tunned, et on vaja. Ja võib-olla see kontsert lihtsalt minu jaoks ka natukene kuidagi nagu praegu, kui ma mõtlen jälle, oli hea selline nagu metafoor sellele, et vahet ei ole lõpuks, kus sa oled, siis su emotsioonid on alati lõpuks õiged. Täpselt. Ja üldse ma tunnen ka seda sama, kui me pisaratest räägime, siis ma mingi hetk oma elust olen nagu hästi tugevalt tundnud seda, et kui me räägime pisaratest, siis tuleb kohe sinna see mingi haletsuse noot ja hala ja itkemine ja kõik see. Ja ma olen nagu nii tänulik kogukonnale ja onkoloogikale ja kõikidele nendele onkosemudele, kes on tekkinud just selles ka vaates, et need valatud pisarad on olnud nii ilusad, et me kõik, ma arvan, oleme saanud aru, miks meile need pisarad on antud. Siis mul täna tuleb väga palju nagu mingid paralleele kõikide asjadega jälle. Me just loeme lapsega Harry Potterit ja siis Dumbledori Phoenix just mingi üleeile õhtul, kui lugesime, tuli sinna Harry põlve juurde, mis oli saanud vigastada 3 võluri turniiril ja poetas sinna oma võlupisarad. Nagu Phoenixi võlupisarad. Ma ei tea. Minul kohe seoses selle Phoenixiga, mul kohe eredalt tuli, me vaatasime kogu perega sellist lahedat filmi nagu Mulan. Ja seal on see Phoenixi metafoor ka nagu väga-väga tugevalt sees, et ja seal see peategelane siis nii-öelda peabki leidma selle julguse, et siis nii-öelda elada elu päriselt iseendana. Ja selleks, et päriselt iseendana elada, just kui midagi peab ikkagi nagu Phoenixina nagu ära ka põlema. Et see on nii hea, et sa selle Phoenixi sisse tõid. Fun fact, tahtsin kunagi selja peale Phoenixi tatuud teha, õnneks tuli mõistus koju, aga olen näinud väga palju ilusaid Phoenixi tatuusid. Lihtsalt see oli kunagi siuke tuleb kollektiivne tatoveerimine. Jah, nii et igal juhul on ju olnud pisaraid, on olnud joovastavaid hetki, mida kõike ja tegelikult see ju ongi normaalne elu. Lihtsalt võib-olla see ka nende emotsioonide tõesti nagu sügavamalt tundmine ja olla laskmine on miski, mis sellel aastal on saanud hoopis teised värvid. Ja. Aga Kristel, mis jaoks oli näiteks selle aasta kõige keerulisem hetk? Las ma skännin. Ma arvan, et kõige keerulisemad hetked lõpuks on ikkagi oma peas tõenäoliselt. Et need ei ole mingid situatsioonid kuidagi kellestki teisest tulenevalt või nagu mingid olukorrad nii väga, vaid lõpuks see iseendaga toimetulek on ikkagi see, kus need kõige sügavamad vaidlused on vaja ära pidada. Ja kuna millegi uue loomine ju lõpuks ikkagi nõuab hästi palju ressurssi, kõik on uus, kõik on määramatu, inimesed on uued, võimalusi ei ole ja nii edasi, et sellesse aastasse tegelikult on mahtunud ikkagi väga palju sellist ikkagi kohati üliinimlikku pingutust, mis tähendab ka seda, et see on olnud närvisüsteemile kohati üsna koormav. Nii et ma arvan, et need hetked jälle kuidagi, kus kõike saab hästi palju ja närvisüsteem lihtsalt on liiga viimase piiri peale lastud. Et neid, ma arvan, siuke
2 hetke selles aastas või 2 perioodi oligi, üks oli, ma arvan, nüüd selle aasta novembris ja teine oli veel seal kuskil Onkofesti tuuris, et kus tõesti oli nagu mingi, mis nüüd saab. Et siis nendes hetkedes ja, et isegi mitte nagu mingi konkreetne situatsioon, vaid lihtsalt see tunne, mis koguneb siis, kui kõike on hästi palju ja sa kas ei ole suuteline või ei luba endal võtta seda pausi, et korraks nagu närvisüsteemile rahu anda. Sest oligi novembris oli väga palju laual kogu see pühadeelne tegemine. See on ka hästi huvitav, kuidas mingid mustrid on sellised, et nagu see kalendri rütmis ärimaailmas just elamine ka on ju, et sul on uue aasta eelarvete kinnitamine, siis uue aasta tegevuskava planeerimine, kõik see mingid rahastamisotsused, et kuidagi mul kogu aeg, kui ma tööd teen, siis mul silme ees jookseb see kalender, millal midagi on ja sellega tuleb kaasa nii naljakalt palju mingisugust tegelikult täiesti lolli survet iseendale ja mingitele tähtaegadele, millest me kollektiivselt valime kuidagi kinni hoida. Ja selle intensiivse novembri järel, ma kogu aeg teadsin, et tuleb see pühade periood, me leppisime kokku, et me võtamegi rahulikumalt, kuigi ka sinna natukene jagus meil ikkagi tegemist. Et nüüd, kus on see paar nädalat jälle sellist tõesti maha rahunemist olnud, siis vaadateski jälle tagasi sellele on see, et asjad, mis mingites hetkedes tunduvad nii kriitiliselt olulised, et see peab lahenema kohe või see peab lahenema enne seda, kui tulevad pühad või see peab lahenema enne, kui ma ei tea, mis iganes, siis ma mõtlengi praegu selle peale, et kui kriitiline tundub see selles hettes, kui su närvisüsteem on selle nagu võitleja põgene fooni peal versus see, et sa suudad seda analüüsida siis, kui sa oled nagu rahulikus olekus. Et võib-olla nagu mida ma võtaksin sellest aasta lõpust kuidagi kaasa, on see, et kelle reeglite järgi me siis lõpuks elame. Täpselt. Ja mulle tundub, et meil on võimalus tegelikult neid oma reegleid siin ikkagi ise kirjutada. Ja tegelikult on okei öelda sellele ettevõttele, kes ootab sult seda mingisugust presentatsiooni, et teha järgmise aasta rahastusotsus, et ma valin praegu iseennast. Et ma ei tee seda valikut pühade ja iseenda arvelt sulle seda välja punnitada, sest et ma tõesti enam ei jaksa. Ja leppida ka teinekord võib-olla tagajärgedega, et ja mul on tegelikult suht samad dilemmad. Iseendale otsa vaatamine ongi alati kõige keerulisem. Et ja mis mul nagu meie meeskonna puhul nagu hullult nagu meeldibki on see, et meil ei ole seda nagu üksteise mingit süüdistamist, vaata. Vaid meil on ikkagi nagu nii avatud kaartidena olnud ikkagi selliseid väga, väga sellised ka valused vestlused on ju, et aga igaüks saabki aru, et ikkagi esimesena, et mis on see nagu minu osa siin. Mul on suht sama seis selle iseenda põrgatamisega ja võib-olla ongi see tõdemus, et ega need high level emotsioonid ju kurnavad täpselt saatmoodi. Närvisüsteemil pole vahet, kas sul on mingi hull negatiivne laks või sul on mingi väga hull hea poweriga laks. Et võbeleb ja võngub ja väriseb ja käriseb ta ja ühtemoodi. Et minu jaoks see aasta näiteks pühad oli üks äärmiselt stressirohke. Mul ei ole vist olnud varasemalt mitte ühtegi jõulu, mis oleks olnud nii kuidagi siuke, ma järjest saan aru, et selles tänapäeva ühiskonnas seda jõulude päris nagu tähenduslikkust hoida, selles kommertslik, ta on nii kommertslik on juba kogu see jõul, et siis see on nii keeruline. See on nii keeruline ja kogu see surve, et nüüd sa pead saama selle pere osaga kokku selle nendega ja siis kõik see, siis et ma kuidagi kohutavalt väsisin ära. Tervis on ka väga heas toonuses ja et minu jaoks see pühad see aasta kuidagi ei jätnudki sükust väga pühalikku tunnet, nagu ta muidu on nagu jätnud. Et aasta lõpp siis selle arvelt sai perega täiesti niimoodi, et abikaasaga panime telefonid hääletu peale ja Messengeril olid teavitused maas ja tegelikult ma nüüd saangi aru, et mingites aspektides
peabki hakkama seda ikkagi rohkem sisse tootma endale. Et seda, et sul on õigus olla sellisena, et mitte keegi sind kätte ei saa. Meie tänapäeva ühiskond, kus kõik on ühe sõnumi kaugusel, ühe kõne kaugusel ja me ise justkui nagu peame ka ongi, et me nagu tunneme ise ka survet väga suurt ikkagi. Kui ega mul endal samamoodi kirjutan ära, ta ei ole mulle, mis mõttes ta pole nii ammu kirjutanud, et ta ei vasta nii kiirelt, on ju. Aga ma võtsin kuidagi see, et sellesse aastasse, et julgeda olla mitte nii kättesaadav, aga loomulikult see eeldab ikkagi kommunikatsiooni, eelkommunikatsiooni inimestel on ju, et ikkagi midagi nagu logisema jääks, et praegu on pigem see, et see närvisüsteem juba sai sükse võnke, et sa tõmbad selle käsipiduri maha ja siis inimesed tegi hunnik küsimusi on ju, aga siis ise oled juba selleks hetkeks nii läbi, vaata. Et pigem nagu teha see eeltöö ja ennetada, aga tuua endale ikkagi seda aega, kus on päriselt nii, et keegi ei sõida sulle sisse. Sest me tegelikult tuleme ikkagi selles aastas, kui me mõtleme nüüd onkoloogika peale veel ka, et tuleme täielikust, mis see siis on, Ameerika mägedelt, sest et tegelikult toimus ju nii palju kõik see podcasti järjepidev tootmine, see oli veel kõige lihtsam asi selle juures selles vaates, et see oli nagu järjepidev rutiinne tegevus. Väga palju uusi inimesi, Onkofest suure projektina, erinevad koostööprojektid haiglatega, mis kõik siin tegelikult on toimunud, kogemusringide käivitamine. Ja kõige raskem osa tegelikult sellest, kui palju tegelikult on ideid ja võimalusi, ja mis on jäänud ellu viimata. Just, ja tegelikult see tööpõld ja tegelikult kui viljakas see põld on, et see tahab tegelikult nagu kordades rohkem panust inimesi, tundlaid, laiali ajamist, et tegelikult see võimalus ja potentsiaal on nagu nii üüratu ja me alguses võib-olla ka üldse ei osanud ka seda nagu sellise määral üldse nagu arvatagi. Kui suur see vajadus on. Just, et sest näiteks võtamegi kas või need samad kogemusringid, kes ei tea, siis me oktoobris käivitasime, tegime täitsa sükse pilootprojekti, tervitused Kertule, kes selle projekti eestvedaja meil on, erinevaid siis virtuaalseid kogemusringe, mitte tugigruppe, mitte mingid teraapiaid. Mitte nõustamisgruppe. Aga kogemusringe tõesti, kus siis said kokku tulla sarnase kogemuse baasilt inimesed, omavahel suhelda, vestelda. Oli seal nii rinnavähi kogemusring, noorte, meeste, lähedaste. 4 staadium, mis meil seal veel oli, remissioonis patsiendid. Ja tegelikult mida see meile näitas nende põgusate esimeste kordade pealt, et tegelikult see vajadus ja nälg selle järgi on nii suur. Ja mitte ainult lihtsalt kogemusringide järgi, vaid mida me nüüd ka tuleval aastal tegelikult peamegi põhjalikult läbi mõtlema, et millised formaadid siis need olulised on ja kuidas me suudaksime neid kvaliteetselt ka pakkuda. Sest kes otsib nendest ringidest sellist sotsialiseerumise võimalust, kes otsib sealt mingisugustki tuge oma väga sügavale leinale või traumale, kes otsib sealt väga spetsiifilisi vastuseid oma infopuudusele. Et need kogemusringid minu meelest ka veel kuidagi selles viimases kvartalis väga eredalt näitasid seda, kus veel on nii palju kitsaskohti, väljakutseid ja arenguruumi, et ja mida tegelikult me nii kohe paugust saime aru, et milline puudus on inimestel lihtsalt rääkida. Rääkida oma lugu, kas või mitu korda korrutada ühte seda sama teemat. Aga sest see on see keskkond, kus keegi ei pane sulle mingit hinnangut. Ja ka parandama kohe seda. Mitte midagi hakata sul pisendama, tagasi lükkama. Et see on nii oluline osa selle teekonnal käimisest. Ja tegelikult ongi see, et niimoodi jälle hakkad mõtlema nagu meil ühiskonnas, et kui meil on ühiskond, kus inimesed isegi saa lihtsalt rääkida, siis tegelikult mida see me ühiskonnas tegelikult nagu peegeldab. Et Just. Nii et kindlasti alanud aastal kogemusringe ja loodetavasti siis ka natuke teistsuguseid formaate järk-järgult hakkame teieni tooma. Ja loodetavasti siis ka võimalusi üks-ühele kogemuskaaslaste ja spetsialistidega vajadusel nõu pidada.
aga sellest juba siis, kui aeg on natukene küpsem. Just, aga selle nimel me tugevalt tööd kõik teeme. Ja nagu sa, Pille, tegelikult ütlesid juba suhteliselt alguses, et tegelikult kõige eredamalt on meeles ikkagi need päris kontaktid vastu inimesi. Et siis aasta lõppu mahtus ju ka üks imeilus aktsioon meie vähikeskustes, nii Tallinnas kui Tartus. Et mis toimus? Ja meie armsa Valeria juhtimisel siis, kes seda projekti nii-öelda eest vedas ja veab siiani, sest et tegelikult mitte midagi pole kuskilt ju läbi saanud. See kestab ja tegelikult haiglatel on huvi väga suur seda kõike jätkata ja vast vajadus on väga suur. Me käisime siis 3 vähikeskuses, Tartu Ülikooli Kliinikumis, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Ida-Tallinna Keskhaiglas siis kohal. Ida-Tallinna Keskhaiglas küll ei saanud, sest et neil on remont. Aga oma heade soovide seina, elusa seina me sinna viisime ja heade soovidega täitsime ja kõik need kohtumised on olnud, ma arvan, siit see on mingi ajaloo kirjutamine praegu tegelikult, mis tegelikult toimub. Varasemalt ikkagi mitte midagi sellist ei ole olnud. Kui me Tartu Ülikooli Kliinikumis olime, siis ikka läksime, ikka sul on ebalev tunne, sest et sa tegelikult ei tea, kuidas sind vastu võetakse, seda enam, et me siis meeneks ju, et inimestega nii-öelda kontakti astuda ja neile tuge pakkuda, mis me üldse oleme, lihtsalt olla nende jaoks olemas täpselt sellisena, nagu nad meid vajavad parasjagu. Pakkusime siis neile selliseid nunnusid teepakikesi ja mõtlesime küll, et kuidas me nagu lähme, et see on nagu natuke siuke ameerikalik lähenemine, et oli küll neid ka, kes tõesti nagu tänasid ja ütlesid, et nad ei soovi nagu kõneleda ja tegelikult eks ongi, et igaühe nagu parasjagu olek selles kriisis on nii erinev ja mõni väga ei taha üldse, et see on minu turvaline ruum, et ära tule siia, eks ju. Aga see tegelikult, mis meid seal ees ootas, inimesed tahavad ääretult rääkida. Ja kui sa tegelikult räägid ära, et sa oled olnud nendes samades koridorides, nendes samades ravitsüklites, paljudel oli muidugi hästi nagu siuke kerge üllatus, et nii noor ja miks ja siis mina arvan, mis mina arvan, see oli näha, et nende inimeste kergus peale seda meie kontakti oli hoopis teises toonuses. Mis oli täiesti nagu äge, oli see, et nii Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kui ka Tükis kliinikumis siis tulid ülevalt siis nii-öelda nendest statsionaarsetest haigla osakondadest inimesed alla, kui nad kuulsid, et me oleme nii-öelda seal all tegutsemas. Meile jagati väga värskeid hirmufoone. Me sõna otses mõttes hoidsime inimesi keset koridori ja hoidsime nende pisaraid, neid kallistades. Et tekkis selline hästi turvaline ruum, kus siia isegi nagu kohati ei oska panna seda tegelikult, mis siis nagu toimus. Et ja tegelikult kui palju ka haiglad ise olid vaeva näinud seda eeltööd tehes. Ühesõnaga, ma arvan, et siit saab ainult edasi minna. Ja tegelikult üliilus olekski see, kui on igapäevaselt killukene onkoloogikat kuskil olemas. Ja kas see on teostatav? Vaat see on juba aja küsimus. Aga ja kui me räägime killukesest onkoloogikast, siis me ei räägi mitte lilladest ja virsikukarvatoonidest ja logodest, vaid me räägime onkoloogikast kui kogukonnast. Sest kogu selle asja mõte ju lõpuks oligi see, et viia see kogukond haiglaseinte vahele ka, et ka värskelt diagnoosi saanud inimesed või inimesed, kes ei ole või kes on olnud siiamaani üksinda, leiaksid üles selle kogemuskaaslaste toe ja näeksid, et nad ei ole üksi. Et ka see ilusate soovide sein, tegelikult need head soovid sinna sinu ilusa käekirjaga said ju korjatud tegelikult kogukonnast seest. Just. Et need soovid, mis ka seintele jõudsid, on ju onkoloogika kogukonna liikmete enda mõtted ja julgustavad sõnad ja kui te märkate neid seinu haiglates, julgelt lisage ka enda mõtteid ja häid soove ja võtke sealt mõni kaasa, mis teid eriti kõnetab.
ja võib-olla siia oleks ka hea lisada üks üleskutse. Kuna nii ehk naa haiglatega koostöö onkoloogikal jätkub, siis mulle väga meeldis juba selle esimese aktsiooni peale üks naisterahvas kirjutas, et et meil oleks vaja tegelikult nagu mingeid konkreetseid asja haiglatesse selle jaoks, et ma ei tea, päevaravis olemine oleks kuidagi mugavam või õdusam, et kui teile jääb ka midagi silma, siis julgelt andke sellest märku, sest meie väike unistus on ka see, et me saaksime aidata kaasa sellele, et meie kogemused vähikeskustes oleksid iga päevaga järjest pehmemad ja mugavamad, sest me saame ise väga palju selle jaoks ka ära teha ja aidata. Ja. Nii et kui on mingid ideid ja tähelepanekuid, olgu selleks siis, ma ei tea, ka sellised väikesed asjad, et õhuniisutaja, sest õhk on nii paganama kuiv, et väljakannatamatult raske on seal tilkuda või oleks vaja soojemat pleedi või seda, et kuskil seina peal võiks olla natukene rõõmustavamad mingisugused visuaalid või muusika võiks mängida ootesaalis, et tegelikult need tähelepanekud ju tõenäoliselt ei ole mitte üksikute inimeste, vaid paljude jaoks. Ja haiglad on selles mõttes äärmises sellises koostöös, et ma arvan, et siit edaspidi saabki ainult tulla midagi väga ilusat. Täpselt, sest kui tuleb sisend, siis saab alati midagi selle elluviimiseks ju ette võtta. Aga mida ma toon siia korraks vahele on see, et see aasta ja need aktsioonid ja võib-olla ka pöördumised, mis meil on ju tehtud üldse nagu onkoloogikas. Veel enam tegelikult saame aru, et see aasta tuleb võtta ka fookusesse lähedased. Mul oli üks äärmiselt ilus kohtumine seal samas haigla aktsioonil, kus üks naisterahvas tuli meie juurde ja ütles, et tal on mees haiglas. Ja et täna on siis nii-öelda arsti vastuvõtt, et saab teada, et mis siis edasi saab ja oli selline, kallistasime ja rääkisime. Ja ta tuli pärast tagasi ja ütles, et nüüd oli siis otsus selline, et mees enam koju ei saa ja teekond läheb siis hospiitsi. See oli väga valus hetk, aga ma olen nii tänulik selle valu jagamise eest, sest et need on nii pühad hetked kuidagi minu jaoks ja ma arvan, meie kõigi jaoks. Ja üks, mis lähedastega veel tuleb mulle meelde, on see üks väga sügav jagamine, mis meil meili peale tuli, kus nagu tohustus ahastuses naisterahvas siis kirjutas, et samas kuidagi selles ka toonis, et ta sai juba aru, et ega tal muud valikut ei jää kui aktsepteerida. Aga ta tahtis lihtsalt turvaliselt kuidagi meie peegeldust või sellist meie nagu kinnitust või kuidagi seda toetust. Aga ühesõnaga, et tema siis lähedane inimene oli loobunud siis traditsioonilisest teaduspõhisest ravist ja läinud siis alternatiivmeditsiini teed. Aga lihtsalt see küpsus, see selline, samas ka selline karju, toores valu, aga ka see tõdemus, et armastus üks osa ongi see aktsepteerimine. Ja ka sellisena, kui sa vahepeal ei mõista inimese otsuseid, sa tahaks talle võib-olla karjuda toorelt midagi krõbedat, aga samas sinu jaoks ta on ikka ju see inimene, olenemata nendest otsustest. Et lihtsalt me oleme nii tänulikud nende pöördumiste eest, aga jah, et lähedaste suunal me kindlasti see aasta peame laiemalt tegutsema. Ja tegelikult, kui sa siin juba tõid selle alternatiivmeditsiini teema sisse, siis kui alguses, kui me kõige sellega ju alustasime, oli ka väga suur hirm ikkagi, et kindlasti selles kogukonnas, kus on siis ainult patsiendid lähedased, hakkavad levima mingisugused kaheldava väärtusega soovitused ja hästi suured hirmud tegelikult just ka arstidel olid ju sellega seoses, et aga tegelikult mulle tundub, et see efekt on olnud vastupidine.
et pigem me oleme hakanud rohkem ja avatult rääkima nendest erinevatest teemadest ja ma arvan, et nii mõnegi inimese pigem hoidnud mingitest kahtlastest valikutest eemal. Sest see aasta on toonud veel suurema mõistmise sellest, kui suur jõud on sõnal ja kui suur on meie vastutus. Ja mitte ainult, ma ei mõtle meid kahte, vaid üleüldse kõik, kes me oleme valinud oma kogemusi jagada. Iga lugu on unikaalne ja selle vastu ei saa vaielda. Aga kui suur vastutus tuleb kaasa tegelikult sellega, et inimesed meie ümber haaravad kinni igast õlekõrrest, eriti kui on edulood nii-öelda, kus miski on justkui aidanud, aga me tegelikult ju täie veendumusega ei tea, mis on täna toonud meid sinuga täna siia sellesse hetke, kus me teadolevalt oleme täppiskiiritus. Priid, on ju. Et aga seda tõe kuulutamist ja kuidas üks teine või kolmas asi on just see, et see on miski, kus ettevaatlikkus ikkagi. Ja see ongi see võib-olla, mis me oleme nagu rohkem avanud silmi nägema neid punaseid rätikuid, neid alarme, mis tegelikult peaksid inimestes nagu käivituma. Ja kui nüüd selle alternatiivmeditsiini juurde, et üks asi on täiendmeditsiin, teine asi on alternatiivmeditsiin, inimesed ikkagi väga jooksutavad need sassi, on ju. Aga samas selle alternatiivmeditsiini võib-olla sellise ma arvan, et siin mitte ei ole ainult meil vastutus, vaid tegelikult siin on kogu ühiskonnal vastutus, siin on tegelikult ka riigil endal vastutus, meditsiinil vastutus, sest tegelikult mis me kõik teeme valesti, et tegelikult inimesed ikkagi sinna nagu lõksu satuvad. Tegelikult üks kõige suurem asi, miks nad sinna satuvad, on see, et nad saavad selle tähelepanu. Nad saavad selle aja, nad saavad selle, et see inimene on ainult nende jaoks. Et meil selles kriisis olles ja siis ongi see olek on nii habras ja kui on vastas selline ikkagi tugev karakter, siis on tegelikult meil ikkagi see tõenäosus, et kukkuda kuskil orki on jube suur. Nii et parim, mis me saame teha selleks, et hoida inimesi kaheldava väärtusega tegevustest ja preparaatidest ja kõigest eemal on neid päriselt kuulata, olla olemas, mitte pisendada nende küsimusi ja probleeme ja aidata leida siis neid vastuseid, mis alati ei pruugi meeldida, aga vähemasti aidata jõuda nendeni. Sest jah, ma olen hästi nõus sinuga. Kui eriti, kui asi puudutab sinu tervist ja sa täie veendumusega ei ole aru saanud sellest, et kas kõik on tehtud või kas midagi saab veel teha või kas on tehtud parim valik või sul on mingisugused küsimused õhus rippumas, et mul lihtsalt hästi naljakas näide oli siin vahepeal ka, mis kuidagi nagu sellesse vähiteemasse otseselt ei puutu, aga me läheme reisile ja sellega seoses oli vaja teha vaktsiinid ja oli vaja ühte kindlat ravimit. Ja kuidas siis apteegist saadud info osutus ebatõeseks, aga selle peale oli vaja saada täiendavat infot arstidelt ja kuidas siis kukkusid maha lihtsalt 3 erineva nagu tasandi vahel, et üks oli sul esmaabi tasand või EMO, kuhu suunati perearstilt nõu küsima, sealt suunati edasi selle esimese arsti juurde, siis olid pühad vahel, on ju, ja siis võib-olla nagu detailidesse mitte minema, et lihtsalt see tunne, kuidas sa olid seal, see nagu, sul oli vaja lahendust, aga keegi ei võtnud vastutust. Kuni siis lõpuks ma jõudsin vaktsineerimise infotelefonil inimese otsa, kes oli valmis päriselt mõtlema kaasa ja tegema sammu enamat, kui võib-olla tema selline nagu esimene tööjuhend ette näeks. Ja tegelikult see lahendus oli väga lihtne. Aga lihtsalt täpselt see, mida ma siis inimesena teen. Kui need, kes peaksid mind selles aitama, tegelikult ei ole valmis päriselt süvenema, ära kuulama ja lahendust otsima, vaid nad annavad neid esmaseid vastuseid. Ja sealt tekibki täpselt see tunne, et aga siis ma lähen otsin selle abi kuskilt mujalt. Ja see ongi see meie kõige suurem nagu asi, mille otsa me kogu aeg kukume. Et kellelgi ei ole aega, keegi ei taha süveneda ja selles mõttes, et niimoodi mõtled siis ühest küljest
inimesena sa mõistad, aga siin ongi täpselt see, et kas ei oleks aeg kuidagi mingit süsteemi hakata ringi mõtlema. Aga lõpuks seda ongi suur tervishoiusüsteemi ongi keeruline muuta, suur laev, alati on meil ka lihtne selle taha pugeda, on ju, aga ma näengi. Ma võib-olla võtakski selle nii kokku, et see ongi see koht, kus me saame ka midagi ära teha. Ja lihtsalt selle juures tuleb väga-väga teadvustada seda vastutust, mis sellega koos tuleb. Nii et jah. Võt, kus me siis otsapidi jõudsime, aga ma siit tahaksin kohe vastukaaluks tuua ka minu jaoks esiteks nii huvitav, nii silmaringi laiendav, nii südant soojendav, kui palju täiesti kirjeldamatult ägedaid ja liigutavaid kontakte on olnud ka arstidega ja laiemalt meditsiinipersonaliga ja selle valdkonna inimestega, et kui meil suures plaanis on Eestis meditsiinis väga palju väljakutseid ja kitsaskohti ja mingisuguseid karvupidi koosolemisi ja mida kõike veel on ju, siis lõpuks inimesed, kes selle kõige taga on, tegelikult seal on nagu nii fantastiliselt targad ja hoolivad ja südamega oma tööd tegevad meedikud, et meil tegelikult on ikkagi väga hästi. Ja. Ma olen 100% siin nõus ja tegelikult olemegi ju kuulanud ka neid teise poole lugusid on ju, et kui patsient räägib, et tal on kehv arstikogemus, kuna ongi, et kas arstil on karakter selline mitte nii empaatiline või saadki aru, et ta on ajarutt taga või lihtsalt ei ole selline nii-öelda suhtlemise pealt, võib-olla ta on väga hea arst protseduuriliselt, aga kõik, mis puutub inimkontakti, et võib-olla ei ole ta väga hea suhtleja, siis me oleme ju nüüd kuulnud ka neid teisi lugusid, kus arstid on rääkinud ikkagi oma väga äärmuslikke kokkupuuted patsientidega, ähvardusi, et mündil on alati kaks poolt. Et me unistame siin ju ka sellest just, et kuidas ka seda patsiendi kultuuri järjest enam nügida sinna, et jah, ühtpidi, et meil tekiks võimalus jagada otsuseid ja osaleda iseennast puudutavates raviotsustes üha rohkem Eestis ka. Aga teistpidi sellega koos tuleb ka vastutus, et kui me tahame, et meiega ilusti ümber käiakse ja meile lahendusi leitakse, siis ka see, kuidas me ise seal arsti vastas oleme, ikkagi määrab väga palju. Aga jah, siin võib loomulikult pugeda selle taha, et patsient on haavatavas olukorras, ta on kriisis, lähedased on kriisis, emotsioonid käivad üle pea, kõik see on ju, et otsapidi jah, sellega ju teenindav personal justkui on juba ette arvestanud, aga kui vähegi õnnestub hoida mingisugust turvatunnet ja austust teiste inimeste suhtes, siis see võiks olla see, millega nendesse suhetesse alati minna. Ja ma arvan, et siin kogukonnana me saamegi nüüd laiemalt oma tundled hakata ajama, et kuidas seda sükest pehmet toetust pakkuda juba võimalikult varases etapis, nii et selle patsiendi teekond oleks juba varasest nii-öelda algjärgust hoitud. Et siin tegelikult me ju ka mõtleme väga suurelt kaasa, kas me ise nüüd kohe midagi seal ära teha saame. Aga unistused ju ikkagi meil on, et haiglas ka see töörütm läheks teiseks. No aga äge, selles vaates tuleb jälle huvitav aasta kindlasti, et nii Pille, sina kui Valeria olete nüüd ju kliinikumi patsiendi nõukojas ja seal koostööpartnerid, meie armas Siiri, kes ka Saaremaa vähiühingut eest veab ja on onkoloogika juhatuses. Tema on Ida-Tallinna Keskhaigla patsiendi nõukogus ja esindamas siis ka PERHis. Et ma usun täiega, et ka sellise võib-olla huvikaitse ja patsientide kaasatuse ja hääle mõistes tuleb jälle üks äraütlemata suur aasta. Sisutihe ja mina unistan küll sellest, et järjest tekiks juurde neid inimesi, kellel on võimalus ja kellel on tahe panna käed külge ja enda selliseid teadmisi rakendada selleks, et ka suuremas plaanis midagi edasi viia meie meditsiinisüsteemis. Nii et suur aitäh kõikidele haiglatele, samamoodi tegelikult ka ju Sotsiaalministeeriumile, Tervisekassale, Estcanile,
Neid organisatsioone on siin ju mitmeid, kes on meid möödunud aastal võtnud usaldada täiesti põõsast välja karanud mingisuguse uue organisatsioonina. See tõesti tähendab meile väga palju ja patsientidele, ma arvan, tervikuna. Ja, aga nii nagu ma võin ju siin välja öelda, Rain Laane oli ju see, kes ütles, et mis on meie organisatsioonil midagi, mis eristub, ongi sama elu armastamine. Sõna otseses mõttes elu armastamine, et see on see meie baas. Ja sellest ju kõik pihta hakkabki. Täpselt. Ja tead, me oleme palju rääkinud täna onkoloogikast ja me oleme sellel aastal mõelnud palju sellest, mis see onkoloogika siis on, et kas me oleme patsiendi organisatsioon või mis asi me siis selline oleme. Ja mulle tundub, et me ei ole nagu klassikaline patsiendi organisatsioon, me olemegi ökosüsteem. Mulle meeldib see sõna. Kus on väga palju erinevaid, sul peavad ju olema tolmeldajad ja siis on toiduahel kuskil on ju ja et kogu see masinavärk nagu toimiks, selle jaoks peabki olema väga palju erinevaid lülisid selles kõiges. Ja mul nii meeldis, kui me ka seda oma väärtuste nagu sõnastamist siin aasta lõpus tegime, et see tõesti on nagu ühisloome ja ma väga loodan, et see tulev aasta veel enam aitab nendel inimestel, kes tegelikult soovivad panustada ja mingisugust oma osa kanda kogu selles ökosüsteemis tulla ja seda tähendust luua. Et me oleme ise piisavalt targad loomaks neid süsteeme, kuidas meie kogukonna liikmed saaksid ise ka järjest enam kaasas olla. Ja me ei saa siin taustal ju ära unustada ka seda, et lisaks nendele patsientidele, lähedastele, haiglatele on ka palju päris mitmeid teisi patsiendi organisatsioone Eestis, kellega päris mitmetega meil on õnnestunud nii ägedat koostööd ju sellel aastal teha ja kelle eestvedajatega me ikkagi üsna tihedalt siin päid kokku paneme ja unistame koos ja ma usun, et 2026 toob ka selles osas järgmise lehekülje. Jah, järgmised kokkupuuted ja järgmised koostööprojektid ja jälle seesama ka see, kuidas me ühiskonnas mingitest asjadest nagu räägime. Et see avatus on ka üks hästi ilus onkoloogika ja mitte ainult onkoloogika, vaid üleüldine baas, mille pealt edasi minna. Täpselt. Nii et vaatame, me ju taustal toimub ka veel äpi arendus. Loodetavasti selle saame juba alanud aastal inimesteni tuua, et enda kogemuskaaslaste leidmine muutuks väga palju lihtsamaks, tekiks meile täitsa oma turvaline keskkond, kus suhelda, kus leida need pillede kristelid ja kristelite pilled, kus ka teised ühingud saaksid oma kogukondi juhtida, mis muudaks ka vajaliku info leidmise ja erinevate teenuste leidmise patsientide jaoks väga palju lihtsamaks. See platvorm ongi tegelikult ühe see on nagu sellise maailma algus, mida ma arvan, et tegelikult ootab kogu Eesti, mitte ainult vähipatsiendid, et sinna ikkagi, mis lisanduma kõik hakkab, siis no pressure. No täpselt, no pressure. Nii et siinkohal tervitused ka meie äpi arendustiimile Mikud ja Joosep ja Kareen ja Kaspar ja tegelikult see, me oleme siia toonud nimesid, kes võib-olla ei ole olnud võib-olla pildis nii palju kui meie Pillega, sest me teeme seda podcasti ja see on teie kõrvaus siin aeg-ajalt, aga tegelikult see meeskond, see tiim, need inimesed, kes eri hetkedel on olnud kaasas ja on siiani kaasas ja oma igapäeva tegemiste, oma tervise väljakutsete ja kõige muu kõrvalt ikkagi valivad panustada selle kogukonna kasvu moel või teisel, siis ma ei tea, millega me oleme kõik selle ära teeninud, aga see, mis on juhtunud nende 10 kuuga, see tänutunne, mis selle kõige baasil tuleb, on ikka mega. Nii et lõputu. See on lahe. Aga Kristel, kui sa nüüd, ikkagi aasta algas, inimesed tahavad, olgu neid muutusi võib-olla, ma olen alati mõelnud, et kes väga suuri muutusi enda elus teha tahavad, siis kevad on alati kõige parem aeg.
aga kui sa mõtled psühholoogiliselt ja üldse kuidagi selliselt tunnetuslikult, siis mida sa esmalt onkoloogikale nagu soovid ja mida sa iseendale soovid? Ma arvan, et see soov tegelikult mõlemale on sama. Ja see on iseendale truuks jäämine. Kui ilus. Et kõiges selles, kuhu poole see maailm ja kogu see info meie ümber ja erinevad inimesed ja arvamused üritavad meid kiskuda, siis julgus ühtpidi. Täpselt. Ja teistpidi ka oskus jääda truuks sellele, millesse sa päriselt usud ja mida sa oluliseks pead ja valida seda. Ilus. Kui me seda suudame, siis ma arvan, et tuleb üks väga hea aasta. Ma olekski siit kohe haakinud ära selle julguse. Mul nagu kummitab see. Ma tegelikult tükk aega mõtlesin, ma ikka tavaliselt olen ka teinud aasta alguses mingi sellise sotsiaalmeedia postituse, et kuidagi veel nagu kuidagi kinnistada mingit sökist enda mingit sisendit uude aastasse. Aga ma arvan, et ma panengi selle sama julguse siia veel otsa. Ja tead mis? Ma arvan, et meil on väga head tööriistad selle jaoks, sest mida 2025 ka näitas, on see, et kui me ka alanud aastal oleme üksteise jaoks samamoodi olemas ja nendel hetkedel, kus see julgus kas hakkab kaduma või kõike saab liiga palju, siis vahel on hea, kui on mingid ankrud, mis... Ja keegi, kes tuleb, paneb selle oma toetava peo sulle alla. Täpselt. Nii et hoiame üksteist... unistame, julgeme ja võtame omaks. Ja ma arvan, et siis tuleb hea aasta ükskõik, mis meid ees ootab. Nii on. Ja. Igal juhul suur aitäh kõikidele, ka nendele, keda me ei taibanud või ei jõudnud täna siin saates eraldi välja tuua. Ja see nimekiri on selline, et seal peaks nagu papüüruse lahti rullima, sest et see on lihtsalt väga-väga pikk. Aga päriselt me oleme märganud, me väga hindame ja sest koos tegemisest tulebki ikkagi see täielik jõud. Täpselt. Ja aitäh sulle, Pille. Aitäh sulle, Kristel. See kõik oleks olemata, kui sa poleks mu Messengeri pöördumisele vastanud. Ja seda raamatut kirjutanud. Ja me kõik teame, et onkoloogika oleks olemata, kui sina oleks ühel öösel lihtsalt avastanud, et kuulge, et tavai, nüüd on vaja midagi sellist hakata looma. Ja kõik pusletükid on langenud oma kohtadele. Täpselt. Äge. Oli kihvt aasta ja ootame põnevusega, mis meid sellel aastal ees ootab. Teeme ühe kihvti aasta nüüd veel. Teeme kihvti aasta, hoiame oma tervist, hoiame inimesi ja kohtume juba järgmistes saadetes. Elusat elu!